Ma olen mõnda aega mõelnud, et ma tahaksin teha ühte videot siia YouTube'i, mis on õppevideo, aga samas ta ei oleks päris selline, et istun kõrvaklapid peas ja näitan slaide tüübis. Ja paar päeva tagasi õnnestus mul leida üks põnev materjal, mida väga tahaksingi jagada ning otsustasin, et seekord näen natukene rohkem vaeva ja teen sellest video, mis võib-olla aitab paremini erinevatest pettustest aru saada. Pean tunnistama, et nüüd, kus ma juba teist päeva asjaga toimetan ja alles nüüd filmimiseni jõudsin, on see natuke aega võib-olla tagasihoidlik prognoos. Aga ma olen igastahes väga-väga põnevil ise ka, mis sellest videost nüüd saab. Enne kui ma hakkan nüüd siin lahkama seda ravimiskämmi, tutvustaksin ma korraks äkki inimestele ennast, kes mind ei tunne. Minu nimi on Diana Poudel, olen digi- ja meediapädevuste entusiast, Tartu Ülikooli doktorant ja nooremteadur, Naiskodukaitse liige ja muidu olen nagu hunt kriimsilm, kes 9 eri viisil püüab inimeste info vastupidavust suurendada. Vahepeal teen inimkatseid, vahepeal käin ja koolitan, vahepeal kirjutan artikleid. Videokirjeldusest leiate ka mõned lingid, et kui te tahate ennast paremini kogu see skämmide ja muu teemaga kurssi viia peale video vaatamist, siis sealt näete, kuidas edasi minna. Täna on plaanis võtta luubi alla üks pettuskeem, mis on tegelikult väga-väga ajalooline pettuskeem. Imerohud ei tulnud meile koos internetiga. Imerohud olid pikka-pikka aega enne ja näiteks 300 aastat oli Ameerikas ja Euroopas palju kauplejaid, kes käisid linnast linna, et müüa ussiõli, väites, et see pikendab eluiga, ravib kõik haigused ja nii edasi. Näete, et argumendid pole 300 aastaga väga palju muutunud, lihtsalt võib-olla enam ei käida linnast linna, vaid tehakse seda kõike läbi interneti ja telefoni. Kuidas mina siis selle ussiõli või mis iganes veresoonte puhastuskuuri ravimi otsa sattusin? Lugu on nii, et kuigi ma kasutan hästi palju YouTube'i, siis tavapäraselt, kui ma olen oma kontoga sisse logitud, ma reklaame ei näe. Sest mul ja lastel on premium konto, sest kuna YouTube on üks põhilisi lehti, kus me kõik hirmsasti armastame istuda, siis meeldib mul siin olla pigem klient kui toode. Aga ühe teise projektiga seoses oli mul korraks vaja põgeneda oma mugavast soojast filtrimullist YouTube'is ja otsustasin sisse logida ühe teise kontoga, mul on palju kontosi. Ja siis ma hakkasin vaatama ja teate, kui huvitav see maailm seal väljaspool filtrimulli oli. Ma nägin mingeid selliseid Eesti YouTubereid, kellest ma pole mitte kunagi kuulnud. Ma nägin mingeid imelikke teemasid, mida minu YouTube mille kunagi ei paku. Ehk siis maailm väljaspool filtrimulli on väga-väga kaootiline, ma pean ütlema. Aga sel ajal, kui ma seal siis doomscrollisin, järsku tuli mulle selline reklaam ette. Ja mina ei saanud kusjuures alguses aru, et tegu on reklaamiga, kuna ta oli ju YouTube'i ajavoos ja mõtlesin, et keegi on mingi eriti idiootse YouTube'i video teinud. Või vähemalt eeldasin, et reklaam on videona. Minu suureks üllatuseks, kui ma klikkisin sellele, avanes hoopis eraldi veebileht ja kui ma olin seal veebilehel mingi aeg scrollinud, hakkasid mu silmad juba väga korralikult särama. Sest nii palju kasulikku õppematerjalide jaoks sobivaid näiteid pole ma ammu ühel lehel näinud. Jah, ma olen see imelik inimene, kellel silmad säravad, kui head skämmi näeb. Lihtsalt, kuna ma teen hästi palju eri teemadel koolitusi, siis on kogu aeg vaja uusi ja põnevaid näiteid ning ma olen ka tänulik väga oma sõpradele, kes mulle alati jagavad, kui nad midagi põnevat näevad või kahtlast näevad internetis. Aga hakkasingi siis usinalt tegema igasuguseid kuvatõmmiseid, kui mingi hetk sain aru, et see materjal on väärt väikest pingutust, et asja esitada mitte lihtsalt pildina, vaid videona, kus on selgitused juures. Tagantjärgi tarkusena ma pean küll ütlema, et see ei ole väike pingutus. Praegu on juba kulunud terve päev, kus ma olen jõudnud lõpuks filmimiseni. Aga kui see video aitab ka paar inimest päästa petturite käest tulevikus, siis ma arvan, see ajainvesteering on väga hea tasuvusega. Aga enne kui hakkame nüüd seda veebisaiti vaatama, siis palun kommenteerige ja andke mulle tagasisidet, kuidas see video meeldib, mis jäi segaseks, mis ei jäänud segaseks. Sest minu jaoks on täiesti esimest korda sellist kaootilisemat formaati teha ja ma pole väga osav videode tegija. Igasugune tagasiside on teretulnud ja kui teil asi meeldib, siis muidugi likeige, subscribe'ige ja jagage ka sõpradega, aga seda otsustage siis, kui olete kogu loo ära vaadanud. Aga olgu, lähme nüüd arvuti juurde.
nii, aga hakkame siis seda lehte vaatama ja kohe kõigepealt jääb silma see pealkiri, meditsiiniline ajaleht. Ilmselgelt on püütud siin lehel jätta muljet, et tegu on nii-öelda mingi ajakirjandusliku väljaandega, aga nimi on väga kehvasti valitud. Kust nad selle nime siis leidsid? Ma võin teile vihje anda. Lähme Google'i Translate'i, kirjutame medical newspaper ja tulebki meditsiiniline ajaleht. Ehk siis kogu see leht on tegelikult Google'i abiga tehtud, arvatavasti originaalkeel on mis iganes ja siis on asendatud ka mõned nimed ja asjad. Olen täiesti kindel, et kui põhjalikult otsida, leiab mõnest muust, ma ei tea, läti, leedu, ungari keeles sarnase lehe, kus on kohalikud nimed ja kohalikud olud, aga kõik muu on sama. Üldiselt, mida ma ise teen tavaliselt esimese asjana, kui ma satun veebilehele, mille puhul ma ei saa aru, kelle oma on, siis mulle meeldib vaadata, et kellele kuulub see domeen. Näed, võtame, kopeerime, neid Whois otsinguid on hästi palju, seal Zone lehel on, aga tegin praegu Whois.com'ist lahti. Põhimõtteliselt Whois päring siis näitab infot selle domeeni omaniku kohta. Antud juhul siis domeeni nimi on lempki.com. See juba viitab, et tegu on skämmiga, aga noh, jah, no surprise. Nii, mida me näeme? See domeen on registreeritud 2019, mis tegelikult on hirmu äratav, sest see näitab, et see leht on olnud ikka üleval väga pikka aega ja see pettus on, keegi pole vitsinud selle pettusega tegeleda. Üldiselt on näha ka see, et nad on ära peitnud info, sest näiteks organisationi kohta või street'i kohta muidu tuleks välja, kelle oma on, aga siin on mingi vahe firma vahel. Noh, USA-s registreeritud, mitte midagi meile see ei ütle, aga Eesti lehega ilmselgelt tegu ei ole. Ma võib-olla näitan teile korraks, et võtame, ma ei tea, võtame Delfi.ee, et mis on tegelikult ajakirjandusta. Näete, siin on kohe ilusasti kirjas, et tegu on Ekspress Meediale kuuluva domeeniga, äriregistri kood, registreeritud aastal 2010 ja ega siin ka pole liiga palju infot, aga omanik on näha ja see on väga oluline. Ükski usaldusväärne veebileht üldiselt ei peida omanikku, sest see on tänasel päeval üks väheseid viise, kuidas kontrollida, kellele leht kuulub. Nii, aga okei. Domeen on kahtlane, pealkiri on tehtud Google'i tõlgiga. Siin on üritatud luua veel mulje, et on mingi meditsiiniline ajaleht. Ehk siis ilmselgelt skämm, aga ärme peatume siin, sest väga paljud inimesed selliseid detaile üldiselt ei vaata. Et analüüsime selle lehe läbi, et milliseid taktikaid on kasutatud, sest õppematerjali jaoks on see leht nagu kullauk, võin öelda. Nii, esimene mida me näeme, on see, et pärast sellist veresoonte puhastamist eakatel inimestel lakkab vererõhk tõusmast ja veel väidetavalt pättidel ravimatutel poliitikutel väga lemmiktaktika. Selle tehnika nimi on suur vale. Et ükski inimene, kellel on mingid eetilised tõekspidamised, ei usu, et keegi nii julmalt ja suurelt võiks valetada. Muidugi suure vale puhul on oluline see, et sa ei piirduks ainult üks kord valetamisega, vaid sa ketraksid seda valet edasi. Ja täpselt seda see veebileht siin järjest nüüd teebki. Nii, aga mis siin lehel mind väga kurjaks teeb, on see, et siin sihitakse just inimesi, kes on kõige haavatavamad. Inimene, kes on saanud arsti käest diagnoosi, et tal on haigus, mis ei ole ravitav. Ja siis ta näeb sellist teksti, sest iga inimene tahab loota, et äkki ikkagi on kuidagi võimalik sellest haigusest lahti saada, üle saada. Ja nüüd võetaksegi need haavatavad inimesed, kes isegi on väga õnnetus olukorras ja hakatakse neile mingit täielikku piiks maha müüma. Ehk siis jah, et ma ei ole muidu usklik inimene, aga sellistel hetkedel ma tahaksin suuta uskuda, et kuskil on taevas ja põrgu. Ja sellistel petturitel on elu lõpu või aegade lõpuni garanteeritud koht kusagil kuumas tünnis. Aga olgu, vaatame edasi. Nüüd näeme,
et väidetavalt on kirjutanud selle artikli tuntud Eesti ajakirjanik Margit Sildre. Okei, see oli nüüd iroonia. Selleks, et kui me kopeerime Margit Sildre nime Google'i otsingusse, siis tuleb välja, et kuigi tuleb igasuguseid tulemusi, kuna nii Margit kui Sildre on Eestis üsna levinud nimed, siis ei ole Margit Sildre nimelist inimest, ei tule välja. Ja ma tunnen küll osasi inimesi, kes suudavad hoida oma digitaalset jalajälge üsna väikesed, aga ükski neist inimestest ei ole ajakirjanik. Ehk siis ilmselgelt on välja mõeldud nimi siin all ja üritatud lihtsalt jätta mulje, et tegu on Eesti ajakirjaniku loodud artikliga. Edasi läheb asi karmimaks. Nüüd me näeme pilti ja paljud meist tunnevad ära, pildil on doktor Margus Viigimaa. Ja olen täiesti nõus selle tekstiga, et tegu on Eesti kardioloogiga. Kui me nüüd guugeldame seda pilti, et otsime Google'i lensiga, siis on näha, et sarnane pilt on olnud Postimehes. Avan uuel vahelehel selle artikli ja siin räägib, et doktor Viigimaa sellest, et alkohol kahjustab südant. Nüüd on see foto võetud ja pandud Petulehe peale ning väidetakse, mida nad väidavad, Viigimaa annab harva intervjuusi, mis on vale, kui te otsite tema kohta infot, tema kohta on intervjuusi internet täis, minge ja lugege, mida ta päriselt asjadest arvab. Ja samuti, et tuntud selle poolest, et ravib inimesi ilma tablettide välja kirjutamiseta. Kusjuures väga huvitav oli see, et ma panin otsingusse nüüd Margus Viigimaa ja tableti, vabandust, ei ole, nii, tabletid ja leian artikli 8. septembris 2020 aasta petukaup. Tipparsti identiteet varastati imerohu reklaamimiseks. See on ohtlik ja raha väljapetmine. Ehk siis juba elementaarse Google'i otsinguga saaks aru, et tegu on petulehega. Kahjuks elu näitab, enamik inimesi ei vaevu Google'i otsingut tegema. Mina räägin oma koolitustel alati, et võtke Google'i otsingut kui kätepesu enne sööki. Mina guugeldan kõike, ma guugeldan firmasi, isikuid, infot pidevalt. Ma arvan, et mul mõni päev on 100-200 Google'i otsingut. Ja enamik aega pole vaja, sest algsel lehel on tõene või tegu on ausa inimesega või on täiesti normaalne firma. Aga kätepesu enne sööki ka võib-olla 99 korral 100 ei ole vaja, sest enamik kordi me ei ole mingi viirusega kokku puutunud ja mingid tavalise mustuse ja batsillid elab meie kõht üle, on ju. Aga kui me alati peseme käsi, siis see üks kord, kui meil seda päriselt vaja on, siis see kaitseb meid. Sama on Google'i otsinguga. Ehk siis Google'i otsing on teie suur sõber. Siin on oluline mõista, et igaüks võib panna oma veebilehele suvalise eksperdi pildi, tema nime ja siis kirjutada jutu, mida ta tahaks, et ekspert ütleks. Muidugi, kui seda teeks mõni Eesti ettevõtte või näiteks mina, siis tuleks see väga kiiresti välja ja mainekahju oleks nii suur, et ma saaks kordades rohkem kahju kui kasu sellisest taktikast. Aga petturid ei asu Euroopa Liidus ja neid üldiselt on ka raske tuvastada ja seega neil ei ole mingeid piiranguid. Nendel ei ole kahju sellest, kui mingit kahju ei teki. Nemad saavad ainult kasu ja see paratamatult tähendab, et seda taktikat kasutatakse väga palju. Internet on nimede maa. Ma võin teile siia teha süvavõltsingu video, kus Donald Trump ja Rooma paavst räägivad ilusas eesti keeles, kui tore on Diana Poudeli YouTube'i kanal ja te kõik peaksite sellega liituma ja laikima. Mis sest, et nad ei tea, kes ma olen, eesti keelt ei räägi ja mis iganes. Kõike on tehniliselt võimalik teha. Ja antud juhul on väga tehniliselt lihtne lahendus. Pätid läksid lihtsalt Postimehe lehele, vajutasid hiire paremale hiireklaafile, lae pilt alla, lisasid selle pildi oma veebilehele, kirjutasid alla, see on doktor Viigimaa ja hakkasid oma jama ajama. Siin ei ole vaja mitte mingeid digipädevusi, see on kõige basicum veebilehe tegemine. Ja kahjuks sellise jamaga võitlemine on väga keeruline, sest siin on ju doktor Viigimaa artikkel aastast 2020, kus ta juba räägib, kuidas tema nime ja pilti ära kasutatakse.
4 aastat ja midagi paremaks pole läinud. Suure tõenäosusega on neid petulehti lihtsalt kordades rohkem, kui oli 4 aastat tagasi. Sarnase probleemiga on hädas olnud ka näiteks perearst ja Riigikogu liige Karmen Joller, kelle identiteeti kasutati samuti meditsiinialase valeinfo levitamiseks. Samuti mingi aeg tagasi kasutati Anu Välba, Urmas Vaino ja paljude teiste Eesti tuntud inimeste pilte ja nimesi, et inimesi meelitada liituma ühe finantspettusega, kust kaotati päris suuri rahasummasi. Cialdini nimetab seda autoriteetsuse printsiibiks ja idee on selles, et me usaldame nii-öelda tuntuid inimesi, eksperte, endast kõrgemal olevaid inimesi ja kahjuks tihti lülitame kriitilise mõtlemise välja, kui mõni inimene, kes meie jaoks on autoriteet, midagi väidab. Aga vaatame nüüd seda lehte edasi. Aga jah, nagu öeldud, valetama peab nii, et oleks valetatud. Ja nüüd väidab see leht, et kuidas elada kuni 120 aasta vanuseni. No miks mitte lubada? Ärme laseme ennast jumala eest häirida faktist, et teadaolevalt on hetkel ainult ühel inimesel õnnestunud nii vanaks elada. See oli siis Branslanna Jean Calment, kes sündis 1875. aastal ja suri 1997. aastal 122 aasta vanuselt. Lihtsalt see on nii hea näide, kuidas veidi kriitilist mõtlemist peaks juba kohe kõik punased lipud üles panema, aga kahjuks seda kriitilist mõtlemist alati ei ole piisavalt. Ja ma ei hakka kõigile nendele meditsiinilistele väidetele faktikontrolli tegema. Ma arvan, et iga kingsepp peaks jääma oma liistude juurde ja minu liistud on internetipettused, küberturvalisus ja kõik see. Meditsiinist tean ma väga vähe ning väga põnev oleks muidugi mõne arsti kommentaari kuulda. Aga ma tean, et tegelikult nad ei viitsi enam kommenteerida, seda jama on liiga palju ja see on väsitav, see on hirmutav ja see on kurb. Ning igasuguse sellise valeinfo ümberlükkamise juures on samuti veel see probleem, et seda toota on nii lihtne. Keerad ühes keeles teksti kokku, tõlgita 20 eri keelt ära. See suudab päeva või kahega luua meeletus koguses valeinfot, aga et see infot maha saada või kontrollida, selleks läheb palju rohkem aega. Nii, nüüd me näeme, et siin on üks imelik, mis iganes tükk, et see on siis väidetavalt kolesterool. Ma küll ei saa aru, et kui kolesterool on midagi, mis on meie veresoontes kinni, siis selline tükk veresoones meenutab mulle madu, kes on elevandi ära söönud. Kas te teate, et saab niimoodi teha, et kui klikkida hiirega, paremale hiireklahviga ja siis panna otsing Google lensiga, siis ta otsib seda pilti Google'i pildiotsingust ja näete, mis siin siis on. Näed, ma tõmban korraks selle isegi laiemaks, kas ta tuleb laiemaks? Mis asja, midagi hiinakeelset. See võib olla hoopis mingi toit. Nimega lard näeb välja selline, mingi tarretis. Okei. On olemas palju toite, mis näevad väga kehvad välja, on selle otsingu lühikene kokkuvõte. Aga jah, siis tuleb veel siin uniks segast juttu, mingid meditsiinilised terminid. Nüüd on siin üks pilt, mis võib täiesti olla mõnest meditsiiniõpikust võetud, aga ma kahtlustan, et kui see meditsiiniõpik seda lehte tervikuna näeb, siis tal on lihtsalt piinlik olla. Mõnikord arvatakse, et valeinfo tähendab seda, et kõik on vale. Ei ole. Valeinfo tähendab seda, et valet ja tõde pikitakse kokku ning seetõttu võibki olla eristada väga keeruline, et eriti kui see teemat ei tunne ja ma arvan, ma pole ainukene siin inimene, kes meditsiinist teab väga vähe, siis mõnda asja sa nagu oleks kuulnud, mis tundub loogiline ja siis tundub, et aga kõik muu on ka loogiline. Aga see tegelikult nii ei ole. Ja nüüd jõuame ühe väga kehva nimekirjani siin. See on, ma pidin osasid guugeldama enne, et ödeem ja tinnitus ja
aga põhimõtteliselt, kui me võtame, siis isegi mina saan, kuigi ma tunnen, et ma olen terve, ma ei tunne mingit vajadust arsti juurde minna, aga ma arvan, et 5-6 linnukest saaksin kirja, et jah, on küll need sümptomid olemas. Et liigesed valutavad, unega on pidevad probleemid ja nii edasi. Ja see tekitab tõsist probleemi, sest nüüd iga inimene võib mõelda, et oi, aga äkki mul ongi kolesterool ründab ja surm saabub. Ja on ju veel hüpohondrikud, kes iga sümptomi puhul endale seda omistavad. Ehk siis jah, et sellise nimekirjaga saab väga hästi inimesi manipuleerida, mõtlema, et äkki mul ongi midagi viga. Ja hirm on iga petturi suurim sõber, sest inimene, kes on vaimselt tasakaalus, ei karda midagi, teda on väga raske manipuleerida. Sa pead inimese kõigepealt kartma panema või siis mängima ta ahnusele või lootustele ja siis sa saad temaga manipuleerima hakata. Veel, ja nüüd tuleb selline tore koht, et siin on väidetavalt Diana Kikas, kes on 81 aastat vana, vaatame, kas ma saan suuremaks teile panna. Jaa. Diana Kikas, minu nimekaim Otepää linnast. Kas päriselt? Ainuke asi, mida ma isegi usun, on see, et tegu on vanadaamiga, kes võib olla 81 aasta vanune, aga ma väga tugevalt kahtlen, et tegu on meie talvepealinna kohvikuga. Kui te vaatate siin taga, nüüd kadus ära, ma zoomin pärast videos, aga põhimõtteliselt ilusad lahti käivad aknad, ilmselgelt sobib meie talvepealinna, meie eestimaisse kliimasse selline kohvik. Kui te nüüd veel täpsemalt vaatate, siis taga oleval majal on peale kirjutatud Supermercado. Ma olen küll Duolingos alles poole peal oma hispaania keele kursusega, aga ma tean, et Supermercado on inglise keeles supermarket, aga tihti kasutatakse seda ka selliste väikeste kohalike toidupoodide juures, kes Hispaanias käinud on, neid silte kindlasti näinud. Ehk siis ilmselgelt ei ole tegu pildiga, mis on Otepääl tehtud. Ja kui juba kuskil lehel näete, et mingi pilt on vale, siis suure tõenäosusega kogu ülejäänud leht on ka vale. Sest üldiselt tõesed lehed ei hakka valetama, nemad kontrollivad infot. Nii. Ja muidugi, petturid ei ole väga kursis, nad on üritanud leida nii-öelda Eesti oludesse sobivat kraami ja Diana nimi on üsna levinud. Aga olles ise uhkelt selle nime omanik, siis ma tean ka väga hästi seda, et üle 60-aastaste seas on Diana nime väga-väga vähe ja see saigi pigem populaarseks siin 60 aastat tagasi ja vist 40 aastat tagasi, kui Inglismaal oli printsess Diana pulmad ja ma ise olen tolle aja laps, oli see väga populaarne, nii et minu põlvkonnas on Diana piisavalt. Kas panete tähele, siiani ei ole olnud üldse juttu sellest, mis nende lahendus on? Nad räägivad, et arstid ja kasumiahned ravimifirmad tahavad, et te võtaksite tablette, et kolesterool on väga paha ja ründab, veresooni tuleb puhastada, aga mis siin siis lahendus on? Mulle väga meeldivad ulmeraamatud ja mul paratamatult hakkab siin vaikselt silme ette tegema pilt, kus väikesed nanorobotid niimoodi pesevad ilusasti veresooni seest puhtaks mäelapiga. Lasin isegi ChatGPT-l siia teile pildi joonistada. Aga ei midagi nii põnevat. Tuleb välja, et nende lahendus selle kõige asemel on samuti tabletid. Ehk siis ärge võtke nende tablette, võtke meie tablette. Ma ei saa aru. See valeinfo alati lähebki, ta on nii ebaloogiline, aga kuidagi ta toimib. Aga nüüd, kui siit edasi, siis järgmine printsiip ongi see nappuse printsiip. Et mis on ka seal Tiini raamatus välja toodud, et inimesed kardavad asjadest ilma jääda ja me elame maailmas, kus tegelikult nappust vähemalt lääne ühiskonnas ei ole. Meil on tooteid liiga palju, meil on teenuseid liiga palju, meil on ületarbimine, meil on kõik muud probleemid kui seda, et meil on nappuse probleem. Ja seetõttu pidevalt üritatakse kunstlikult seda nappuse tunnet meil tekitada. Veebilehtedel kasutataksegi igasuguseid taimereid, asju ja siin väidetakse, et siis näed, saab apteekidest otsa. Eks me mäletame kõik COVID-i alguses, et kuidas järsku kuidagi kõik elasid välja enda negatiivsed tunded WC-paberi peal. Ka seal on see, et äkki saab otsa, lähen ostan. Õnneks see oli selline asi, et ikka kulub ära igal juhul, et kellelgi pole arvatavasti enam alles COVID-i aegseid WC-pabereid. Nii. Nüüd
jõuame sellise kohani lehel, ma teen natuke lehte väiksemaks, nii, et kohe saab otsa ja ainult 12 tükki on järgi. Kuna ma olen seda lehte nüüd läbi kerranud, ma ei tea mitu korda, siis mingi hetk ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et mõnikord, kui ma näen seda, on seal mingi 31, mõnikord on 12, mõnikord on veel mingid muud numbrid. Et kuidas nad panevad, et kas nad panevad iga kord, kui sa lehe peale lähed randomiga. Aga paar korda katsetades avastasin, et tipp on palju lihtsam. Kui inimene tuleb lehele või kui inimene lehte refreshib, teeme nüüd korraks refreshi siin. Nii, siis on 35 tükki. Ja siis on sinna pandud, näete, kohe kukub 33-ks ja siis vaikselt aja mööda järjest aeglasemaks läheb see kahanemine, kuni läheb vist 12-ni, ma ei tea, ma pole vist väiksemad numbrid näinud kordagi. Ehk siis luuakse illusioon, et näed, asi lõpeb. Tegelikult ei ole sellel numbril mitte mingit seost reaalsusega või toodete arvuga või mis iganes. Aga taaskord, hea väike lihtne nipp, kuidas inimestel tekitada tunnet, äkki saab otsa. Järgmine manipulatsioonitehnika, mida kasutatakse väga palju igal pool mujal ka. Kui te näete kuskil veebis loosiratas, siis tõenäosus, et see on mingi random loosiratas, on suhteliselt väike, vaid tegu on pigem nii-öelda ettevalmistatud videoga, mis arvestab inimpsühholoogiat ja tekitab teile just sellise tulemuse, nagu on hetkel lehe omanikul vaja. Ja ma võin öelda, ma panen selle lehe praegu keerutama, aga nüüd ta keerleb veidikene aega, siis ta aeglustub, jääks justkui 20% peale ja siis ta nihkub tagasi 50-le. Magic! Kuidas ma seda teadsin? Selleks, et ta teeb seda iga kord, ükskõik kui palju kordi ma seda ka läbi ei refreshi. Nii, nüüd õnnitletakse mind. Uhke tunne, sain 50% soodustuse ussiõlil. Nii, okei, kui ma panen siia okei, siis hakkab järgmine kell tiksumas. Samal ajal see number väheneb siin ja ma saan poole hinnaga, kui ma sisestan oma nime ja aga panete tähele, kogu veebilehe peale pole kuskil mainitud, mis selle asja hind on. Muidugi, olgem nüüd ausad, kui keegi garanteeriks, keda ma usaldan ja kes ei ole kuskil pätt, seda, et on olemas ravim, mis mulle garanteerib 120 aastat elu ilma ühegi haiguseta, olgem ausad, küll me selle raha leiaks, mida selle asja ostmiseks vaja on. Aga miks nemad nii praegu teevad, on see, et kasutada mõjustamistaktika, mida Cialdini oma raamatus nimetab kohustumiseks ja järjekindluseks. Ehk siis see, et sa tahad võib-olla infot teada, et kui ta maksab võib-olla paar euri, et võib ju krõbistada. Aga selleks, et teada saada seda infot, pead sa sisestama oma nime ja oma telefoninumbri. Ja see on juba selline esimene väikene minupoolne panus, mis muudab iga kord, kui ma midagi teen, keerulisemaks nii-öelda ei ütlemise. Okei, olgem ausalt. Mina olen nii vastiku iseloomuga inimene, et mina võin ei öelda ka peale seda, kui ma olen tükk aega olnud juba kohustunud. Aga enamik inimesi on minust palju viisakamad. Ehk siis, kui ma olen aega kulutanud, kontakti jaganud, oodanud telefonikõnet, siis paratamatult tekib meil juba mingi side selle pätiga. Ja seal pätil on lihtsam mulle oma jama müüa. Kusjuures ma olen nüüd paar korda sinna lehele ka oma telefoni jätnud ja olen ka telefonikõnesi saanud, millest üks õnnestus korralikult lindistada. Ma mängin selle ka teile ette, aga vaatame selle veebilehe kõigepealt lõpuni. Siin on ikkagi hind olemas. Mul seda ma kusjuures panin tähele nüüd esimest korda. Mul vist nüüd videos kuskil ajan mingit jama. See pika video ja keerulise video tegemine on raketiteadus, ma ütlen teile. Viimane sektsioon siin lehel on see, mis Cialdini raamatus on kirjas kui sotsiaalse tõenduse printsiip. Ehk me tahame olla kindlad, et keegi teine on samuti seda toodet ostnud, teenust tarbinud, ehk me tahame teada, mida teised teevad. Ja kui te siin vaatate, siis siin on 15 kommentaari ja Aimelt, Sulevilt, Salmelt, Kalevilt, Helgilt, Heljelt, Marilt, Almalt, Lembitult, Ülolt, Alekseilt, Maimult, Antsult, Tiidult ja Tiinalt. Vähemalt on petturid teinud päris korralikku tööd, et välja mõelda korralikud Eesti nimed.
Ausalt öeldes ma ei viitsi uuesti tegema hakata, ma olen neid nimesi guugeldanud, võin öelda, et enamike nimesi sellisel kujul ei eksisteeri või kui eksisteerib mõni sotsiaalmeediakonto või muu, siis see inimene, kes seal sotsiaalmeedias on, ei näe absoluutselt nii välja nagu siin pildil. Kahjuks need pildid on pandud ainult 50 korda 50 piksli suurusena, nii et mul ei ole võimalik teha mingit tagurpidi otsingut Google'i lensiga, et selgitada välja, kes on inimesed pildil. Ja see polegi oluline. Aga võib-olla mis on oluline, on hoopis see, et kui vaadata seda nii-öelda review pilti, siis kui seda otsida Google lensiga, mis juhtub? Kas on keegi sarnase pildi pannud? Sarnast pilti ma ei leidnud, aga mis minu ehmatuseks on see, et seda jama on terve internet täis. Siin on Eestis teisi lehti, siin on mingid üldised orgasjad, siin on vene keeles, siin on, ma arvan, see on ungari keel. Ehk siis tegelikult see ei ole üksik leht. Need, kes seda teevad, neil on terve võrgustik täis lehti ja väga võimalik, et see ei ole üldse üks võrgustik, vaid kuskil tumeveebis öeldakse, et tahad ravimipettust teha, näed, siin on sulle kõik. Siin on veebileht, kõik lahedad viled ja kellad valmis progetud ja tule ja hakka inimesi petma. Selline see leheke siis oligi. Ja küllap mõned teist mõtlevad, et pole mitte mingit võimalust, et keegi selle lehe õnge läheb. Kurb reaalsus on see, et ma olen näinud, kuulnud lugusid inimestest, kes lähevad palju kehvemini tehtud pettuste õnge. Samuti võiksin argumenteerida, et ja mis siis, olgu, keegi tellib 200 euro eest mingeid tablette, mis ilmselgelt midagi ei tee. Looduslik raam. Aga sellel lehel on ka kirjas, et te võtke neid tablette ja ärge võtke oma arsti poolt välja kirjutatud tablette ja sellel võivad olla juba väga traagilised tagajärjed. Samuti on nii, et lisaks sellele, et sa ainult siin lehel pettuse õnge lähed, siis kui sa oled kuskil pettuse õnge läinud, siis sinu konto müüakse tumeveebis edasi, sinu kontaktandmed, teistele pättidele, sest inimene, kes juba ükskord on pettust uskunud, on suure tõenäosusega nõus ka järgmine kord mingit uut uskuma. Ja see võrgustik on väga suur. Ma otsisin Google lensiga nüüd neid 2 pilti, mis seal kommentaarides oli. Ja ma avastasin väga erinevates keeltes, veebilehti, väga sarnaseid, erinevaid. Kõik olid sama ravimi peal ning hind oli ka suht sama. Ja tundub, et see on tegu suurema võrgustikuga. Kui palju nende käive on? Võimatu öelda. Kui palju inimesi on petta saanud? Ei tea. Aga ilmselge on see, et kui see üldse ei toimiks, siis pole mõtet sellist pettust nii kaua üleval hoida. Aga räägime nüüd nendest telefonikõnedest või tegelikult ühest spetsiifilisest telefonikõnest. Kuna ma jätsin oma numbri veebilehele üsna südaöö kanti, siis esimene kõne tuli mul hommikul 8:15. Kuna see proua ennetas ilmselgelt minu äratuskella, siis läbi une vastu võttes ei saanud ma absoluutselt aru, mida ta must tahab. Ja olin vist veidikene ebaviisakas, aga mulle tõesti pole mõtet enne äratuskella helistada. Teine kõne tuli lõunal ja selle sain ma ka linti. Ja tegelikult neid kõnesid tuli päeva jooksul veel mitu. Aga jutt oli sarnane ja ma mõtlesin päris pikalt, kas ma panen selle kõne siia videosse. Sest Eesti seaduste järgi ma võin oma telefonikõnesid lindistada enda tarbeks, märkmed, meeldetoetus, mis iganes. Aga ma ei tohi kõnesi jagada, kui ma ei küsi nõusolek. Ehk siis paisakonu, ma ei tohiks seda kõnet teiega jagada. Teiselt poolt ma ei mõtlema, mis siis juhtub, kui ma seda kõnet jagan, mis on tagajärg. Ma eeldan, et Andmekaitse Inspektsioonil on suuremaid muresi ja ühe päti kõne pärast nad mind tülitama ei hakka. Seega suurim tõenäosus on see, et see noormees, kes seal kõnes minuga suhtleb, tahab mind kohtusse kaevata. Aga ausalt öeldes see oleks ainult positiivne asi, sest ma väga tahaks teada, mis selle noorme nimi on ja mis on see firma, kus ta töötab, sest see info jäi mul telefonikõne jooksul saamata. Nii et elus peab mõnikord riski olema ja kuulame siis seda kõnet. Tere, helistasite? Ja helistin seoses Cardiformi ravimiga. Ja, kuulan. Vaatasin, et olete soovinud endale tellida.
No ma lihtsalt vaatasin seda leht sattus ette, tahtsin rohkem infot, aga millegipärast seal oli ainult see telefoninumbri paneku võimalus, et natukene, ma arvasin, et see on tellimuse leht. Okei. Et selles mõttes jah, et mis infot te muidu tahtsite juurde küsida, et oskan äkki vastata? Ei, ma tahtsin vaadata, mis selle hind on, sest seda infot nagu lehel ei olnud. No tavaliselt maksab see üks pakk meil 78 eurot, aga praegu on ta 39 eurot. Ja kas see pakk, tähendab, kui suur see pakk on, need pakid on ju nii erineva suurusega. See pakk on selline, et seal on paki sees on 10 tükki neid kapsleid. Ja neid tarvitada või noh, ütleme, et nagu info, et kui tihedalt või kuidas see mõjub üldse, et ja. See on niimoodi, et seda tasub võtta kord päevas hommikusegi kõrvale, aga selles mõttes üks pakk, et mõjud hakkab avaldama kuskil nädala jooksul, aga seda ühte pakki ma tavaliselt ei soovita, et meil on tavaliselt terve kuur on, et seal on 5 pakki, et see on siis 50 päeva. Aga mis selle ravimi nagu põhiline koostisosa on või mis tal nagu see toimeained on seal? Seal on melissi ekstrakt näiteks sees, et puhastab aktiivset veresooni, normaliseerib vererõhku. Siis seal on sees ka viirpuuviljade ekstrakt, mis aitab vereringile kaasa. Ja seal on ka küüslaugu ekstrakt, vitamiinikompleks, et selles mõttes seal on looduslik sisu, et selles mõttes. Et ta on pigem toidulisand, mitte ravim, sest mul jäi lehelt tunne, et ta on nagu ravim. Ta on tegelikult selles mõttes siuke raviomadustega toidulisand, et kõige paremini niimoodi saaks öelda talle. Okei, aga kas teda apteegis või kuskil ka on, sest ma praegu ei saa aru, kuidas tellida, et ma olen segaduses. Et tellida saategi nagu minu kaudu, et ma saan nagu vormistada tellimuse, et selle mõttes, et on toodetud nagu eestlaste koostöös, aga ta on iseenesest see tootmine on Šveitsis tal. Et Šveitsis on okei, aga firma te olete nagu siis edasimüüja või on ta nagu kohalik tootja? Me olemegi põhimõtteliselt edasimüüjad, meile ta tuleb läbi Euroopa kesklao. Aga sellel on siis Ravimiameti või see, Šveits, kas siis ta vabandust, ma Euroopa Liidu kõik need, selle mõttes need standardid on täidetud, et ja kõik uuringud on tehtud, et on kinnitatud ja tuleb eestikeelse juhendiga. Okei. Aga kes see firma selle taga on, et ma seda ei leidnud ka kodulehelt, et mul tavaliselt kontrollin, kes müüja on, kui internetist osta. Meil on neid ravimeid nii palju, siis ma pean korraks kohe vaatama. Firon on selle ettevõtte nimi muidu, kes meil seda toodab. Okei, aga kui nüüd tellida sooviks, kuidas see nüüd kõik käiks, et ma pole telefoni teel kunagi midagi tellinud, et ma olen internetist ostnud asju ja ma olen apteegist ostnud asju, aga kuidas selle telefoni teel nüüd veider veidi? Et selles mõttes, et siit saate mulle öelda, et kui palju te tahate tellida, siis ma vormistan tellimuse, siis tuleb teil kuller ukse taha ja saate siis kullerile tasuda sularahas või kaardiga või siis on variant ka pakiautomaati saata. Okei, aga ma peaksin siis, tähendab, et kui ma ostan ühe paki, siis ma peaksin 10 päeva pärast teilt uuesti tellima või kuidas see nüüd? Sest ma nagu ei tahaks tellida 5 pakki, kui ma ei saa isegi täpselt aru, kas tal on toime või ei ole. Selles mõttes oma kogemused ma
oma kogemusest ma ei oska seda öelda, aga me nagu kliendid, kes tellivad neid, et nende baasid ma võin küll julgen soovitada seda, et need, kes on tellinud, on väga rahul olnud. Meil on lihtsalt see kui palju ta näiteks see vererõhu alandamisega, et mul on üsna kõrge see vererõhk, et kui palju ta seda siis alandab, et mul need arsti kirjutatud rohud väga ei toimi. See ongi see, et selles mõttes, et vererõhu ta stabiliseerib selle ära, ütleme, et kui teha see terve kuur, et siis kuskil 3-4 aastat. 3-4 aastat ja see on 10 päeva ja 39, see on ju päris kallis kuur siis. Et ta mõtlen 3-4 aastaks ta selle mõtte stabiliseerib vererõhu ära ja puhastab seda veresoonkonda. Okei. Aga kas... See 5 pakki on tegelikult praegu soodushinnaga, selles mõttes, et te teetegi selle kuuri ära, see 5 pakki ja siis 3-4 aastat nagu ei pea võtma üldse neid ravimeid. Okei. Ma teen siin ikkagi korraks pausi, sest siin lõppes mu naiivse kliendi mängimise osa ära. Kas panite tähele? Ta ei taha üldse öelda ravim, aga siis ta ikkagi ütles, et ta läheb ravimite seast otsima. Ja see koht oli ka hirmus, et mul on siin mingi kastide viisil ravimeid ja ma pean nüüd selle otsima. See tähendab seda, et see ei ole ainult see skeem, vaid neid ravimeid, kahtlaseid imerohte on tal seal kastide viisi erinevaid. Ja tema on siis nii-öelda kõnekeskus, kes peaks tellimused vastu võtma. See skeem võib olla päris suur, aga kuidas seda täpselt avastada, seda ma ei tea. Aga kuulame edasi. Okei, aga olgu. Tegelikult ma praegu katsetasin, ma olen interneti skämmide uurija. Ja ma ütlen, et kõne on lindistatud, aga kas tegelikult teil ka Ravimiameti luba on, et see jutt kõlab kõik väga ilusalt, aga tegelikult on see petuleht ju, millega te tegelete, et selles suhtes, et seal ei ole see soovitaja on teil vale ja kõik muu. Et kuidas sellega on? Selles mõttes ma olen lihtsalt telefoni nagu kõnekeskuse töötaja, et meile lihtsalt antakse kaup ja Teil antakse lihtsalt kaup ja müüakse, aga kes teil tööandja on, et selline, kes siin Eestis nende skämmidega tegeleb, sest tavaliselt on mul kõned vene või inglise keeles, kellega ma tegelen. Ja, et meil on selles mõttes olemegi kõnekeskuse töötaja lihtsalt. Et lihtsalt kõne, ja teie numbrit ei spoofis, ma olen sellega ka hädas, et ma helistan inimestele tagasi ja siis nad tuleb välja, et helistatakse võõralt numbrilt, et teie seda ei tee vähemalt või? Ei. Okei, seegi ja... Selles ma helistan arvutis. No okei, aga see on teie enda number, millelt ma helistan või kui ma tagasi helistan, siis kas ma saan võõra inimese toru otsa, kes ei tea midagi südameravimitest? Seda ma täpselt ei oskagi öelda tegelikult, et ma olen praegu 3. päeva tööl. Selline see video siis tuligi. Ma ei väida, et tegu on nüüd kõige salakavalama kuriteoliigiga internetis see ravimipettus. Pigem miks materjal inspireeris, oli esiteks see, et seal oli nii palju erinevaid skeeme koos ühel lehel ja teine oli see, et ta oli eesti keeles. Sest ma ise väga tihti vaatangi siin inglisekeelsete YouTuberite sarnaseid videosi, kus nad samuti suhtlevad skämmaritega, üritavad taustal kontrollida, aitavad inimestel mingi kohtingu skämmides aru saada, kellega nad tegelikult suhtlevad. Ja minule tundub, et selline praktiline asja läbimängimine on efektiivsem õppematerjal kui see, kui ma lihtsalt slaididel näitan, et võib-olla kasutatakse kuskil nii-öelda kellegi teise pilte, kommentaarid võivad olla võltsitud. Ma ei tea. Selles suhtes, nagu ütlen, see oli esimene katse, see oli väga ajamahukas katse, tegelikult olgem nüüd ausalt, nüüd kui ma selle video lõpetan, hakkan ma seda kokku lõikama ja pole aimugi, kui kaua aega läheb. Aga endal on mul huvitav vähemalt. Kui nüüd see video meeldis, siis meenutan veel kord. Pange like, jälgige mu kanalit, sest mul on plaan veel paar erinevat formaati testida siin lähikuude jooksul. Ja kindlasti, kui nüüd teema huvitab, siis ma soovitan... Oodake üks moment. Ma võtan 2 raamatut. Esiteks, mida ma soovitan, on Cialdini mõjustamise psühholoogia. See on raamat, mis on kirjutatud umbes siis, kui mina alles käima õppisin. Aga see on aegumatu raamat, sest kõik need taktikad ja asjad, mis siin kirjas on praegu igapäevaselt netis kasutusel ja neid tuleb osata lihtsalt ära tunda.
selles osas, et kui teile lugeda ei meeldi või te tahaksite paremini aru saada, kuidas neid taktikaid internetis kasutatakse, siis ma olen teinud ka enda kanalisse siin tunniajase video selle raamatu põhjal, kus iga printsiibi juures selgitan, kuidas seda internetis kasutatakse. Ma arvan, ma lingin selle kuhugi siia alla kommentaaridesse ära. Aga kui ma juba reklaamipause teen, inimene ei saa ju, siis ma tahaksin reklaamida teile ka seda raamatut. See on Hariri Nexuse raamat. Selle kohta ma tahaks ka hirmsasti teha ühe YouTube'i video, kus ma tutvustan seda raamatut, sest ütleme, mul aju nagu plahvatas siin mõnes kohas, kui ma seda lugesin. Aga praegu teate, mis minu soovitus on? Hetkel on 6 aega jõuludeni, ta on üsna paks raamat. Minge, hankige endale see raamat, lugege läbi, siis pange ilus kingipaber ümber, kinkige enda kolleegile või kellegile. Sest Hariri oskab asju selgitada ja siin räägitakse, kuidas igasugune suhtlemine, kommunikatsioon, alates kiviajast kuni tänapäevani, kuidas see ühiskonda mõjutab. Väga-väga hea raamat. Aga olgu, aitame nüüd reklaamist. Keegi mulle kusjuures reklaami eest ei maksnud, nii et ma disclaimerit panema ei pea. Ja uute kohtumisteni ning senikauaks turvalisi seiklusi digimaailmas.